Tere ilusat algavat nädalavahetust. Märtsikuu viimane nädalavahetus. Ja juba kohe ongi meil aprillikene käes. Kevad, suvi tuleb aina lähemale, kuigi jah, kalendri järgi kevad on juba käes, aga ka ilmade mõistes. Küsisin märksõna meie nädalavahetuse kohta, tuli pehmus, selline sõna nagu pehmus. Ja öeldi, et ära aja pehmus segi nõrkusega. Et tihti inimesed arvavad, et pehmus on kuidagi seotud allaandmisega, leppimisega, nõrkusega, järeleandmisega, kuidagi nagu pehmuses ei oleks väge. Aga mulle tuletati meelde, et pehmuses on isegi rohkem väge, kui me arvame. Ja toodi näiteks situatsioon, et ma arvan, et väga paljud on kogenud seda, et kui keegi üritab sind provotseerida ja endast välja ajada, aga sa ei lähe üldse. Sa jääd rahulikuks, sa isegi võib-olla võtad seda huumoriga ja jääd täiesti enda keskmesse ja see inimene, kes proovib sind endast välja ajada, läheb ise järjest rohkem endast välja. Järjest rohkem tema läheb nagu pöörisesse, järjest rohkem ta nagu üritab, sest ta on mõjutatud sellest, et sa ei ole mõjutatud. Ja sina jääd oma pehmusesse, oma sellesse still pointi, oma vaikusesse. Jällegi vaikus ei ole halb, eks ole. Et selles oma pehmes olekus võib olla tegelikult see koht, kus sina oled kõige vähem mõjutatav, kõige vähem kõigutatav ja sa ei peagi, et tuleb selline lause nagu sa ei pea sõdima. Keda iganes see praegu kõnetab, kui on üleval mingisugused olukorrad, mis nõuavad nagu vastase osapooli või kuidagi nagu on mingisugust vastandumist. See ei pea vastanduma. Muidugi see ei tähenda, et sa pead nõustuma, eks ole, see on mingisugune ülipeen nüanss, mida nad mulle praegu üritavad selgeks teha, et see, et kui sa ei vastandu, ei tähenda, et sa nõustud. See lihtsalt tähendab seda, et sa ei lähe energia ja provokatsiooniga kaasa. Ja sa jääd oma sellesse keskmesse, oma pehmusesse. Et tuleta endale seda meelde, kui sul nädalavahetusel satuvad ette sellised vastandlikud olukorrad või arvamuste või mingisuguste ideoloogiate vastandumine. Et kui sa ei avalda oma, kuidas ma ütlen, oma versiooni või või nii-öelda nagu ei võitle vastu, siis ei tähenda, et sa nõustud. Energia ju ei valeta. Energia jääb ikkagi selleks, kes sa oled ja mis sa oled ja sa ei pea võitlema selle nimel. Sa ei pea seda näitama, sa ei pea seda tõestama. Okei, näitama või see on jälle mingisugune hall ala, aga sa ei pea tõestama mitte kellelegi mitte midagi. Sa võid turvaliselt olla iseenda pehmuses ja las need marionetid tantsivad. Öeldakse niimoodi, las marionetid tantsivad, sina ole oma pehmuses. Väga huvitav. Nii, ma tõmban kaarti, võtan jälle kuldajastu kaardid, mis nad meile siin nädalavahetuse kohta räägivad. Mis on sõnum kollektiivile nädalavahetuse kohta? Mis on sõnum nädalavahetuse kohta kollektiivile, mis siit tuleb? Paki all on taas sünnikaart, aga vaatan, mis siit poolt tuleb.
Priestess of Activation, see on nüüd selline kaart. Isegi võib-olla natuke resoneerub selle teemaga, mida ma jagasin. Priestess of Activations. Ehk kui me tahame seda tarosüsteemiga praegu kõrvutada, siis mõõkade kuninganna, kelle mõistus ja tunded on tasakaalus. Ja see ongi nüüd vot see koht, et ei lähe mitte ühegi äärmusega kaasa, näen illusioonidest läbi, ma ei mõtle üle, ma ei tunne üle, ma olen kohal. Ma valin väga ratsionaalselt. Valik, huvitav, mingi valik nagu justkui tuleb teha. Valikud, vali ratsionaalselt ja vali kohal olles. Ära mõtle valikuid tehes tulevikule, mõtle sellele, kuidas sa praeguses hetkes seda valikut tehes tunned, sest see näitab ka seda, mis toob see valiku tulevik. Sinu keha praegu selles hetkes näitab ära, mida selle valiku või selle otsuse tulevik sulle looma hakkab. Kui keha tõmbub kokku, siis tõmbab tulevik ka kokku. Kui keha avardub seda valikut tehes, siis ka tulevik avardub. Hirm võib tulla nagunii. Ära seda võtta endale indikaatoriks või siis selleks pidepunktiks. Tunneta, mis toimub su kehas. Ja ole selline selge, sirgjooneline, aus ja konkreetne. Mida sa tahad? Mis sa tahad, et oleks tulemus? Ja mida sa ootad, kui rääkisime siin vastandumisest, eks ole, kui tulevad lauale valikud, diskussioonid ja arutelud, mis on sinu ootused? Mis on sinu ausad ja ratsionaalsed ootused, mis täidavad sinu vajadusi? Luba ka teistel täita oma rolli, ära võta nende rolli üle, eks ole. Mõõkade kuninganna jääb siia, ta ei võta teiste rolli üle. Sest ta ei ela illusioonides, ta ei ela valereaalsustes. Ta on see karikas, mis on iseendaga täidetud ja sinna ei mahu mitte ükski vale arvamus, mitte ükski illusioon, mitte ükski üleliigne mõte, mitte ükski üleliigne tunne, mitte midagi üleliigset seal karikas ei ole, ta on seal iseendaga täidetud. Ja iseendaga täitmine ongi praegu võib-olla see võtmesõna. Ja iseennast täita, iseendaga saad sa läbi pehmuse. Sa ei saa vägisi ennast täita, sellest ei tule mitte midagi välja, eks ole. Rahu, pehmus, ma olen siin, ma olen kohal, kõik on okei, ma olen armastatud, ma olen hoitud, mul on õigus täita iseennast. Iseendaga mul on õigus võtta ruumi. Hinga, mediteeri, mul hommikus saati on kõrgemad öelnud mulle, et mine mediteeri. Nii et ma võtan täna endale selle aja ja ruumi, et minna korralikult meditatsiooni. Ma pean tunnistama, et ma pole ammu sügavas meditatsioonis olnud. Võib-olla sealt tahab mingi informatsioon läbi tulla. Midagi tahab minust välja puhastuda, öeldakse. Ühesõnaga, pean selle ette võtma. Ja võib-olla aitab ka sinul meditatsioon. Meditatsioon ei pea olema see, et sa istud vaikselt rahulikult, on ju? Kohalolus. Paljudele see meeldib, paljudele ei meeldi. Meditatsioon võib toimuda maalides. Ma maalin ja või midagi oma kätega luues, kellel iganes midagi meeldib teha, voolida, maalida, kududa, heegeldada, istutada, rohida, koristada, mis iganes, eks ole. Me lähme nii oma mulli, mis juhtub meie ajulainetega või siis sagedusega. Me lähme sinna alfa sagedusele, kus avaneb meie loovus. Ja kui me lähme veel rohkem sügavamale, me lähme teeta sagedusele, mis on sügava meditatsiooni sagedus. Ja sügava meditatsiooni sagedust me ei pea paigal istudes saavutama, me saavutame selle läbi tegevuse, mis on meie hingele. Meie selline oma mull, mõni laulab, mõni tantsib, mõni läheb nii sügavale, eks ole. Ja seal on see koht, kus meie see, kuidas ma ütlen, ratsionaalne, analüütiline mõistus lülitab ennast välja ja hakkab tööle see voolav kanal.
ja me lähme hästi sügavale oma teadmistesse, oma sügavale siia hinge sisse, me saame kontakti oma alateadvusega, kus hakkabki kogu see meditatsiooniprotsess toimuma, on ju, me hakkame tunnetama, me hakkame selgemini nägema, meil tulevad kanaldused, meil tulevad ideed ja keha saavutab sellise tasandi, mille kohta öeldakse isetervenemise tasand. Miks öeldakse, et kui me oleme haiged, me peame palju magama, sest me lähme sinna teeta sagedusele, kus hakkab toimuma isetervenemine. Ja sama toimub ka siis, kui me oleme meditatiivses seisus, on ju. Mõni mediteerib, läheb sellesse meditatiivsesse seisu autoroolis olles. Mul on hästi tihti juhtunud spontaansed nägemused, kanaldused, kõik need allalaadimised just autoroolis olles. Jalutades, jalgrattaga sõites, mis iganes on see sinu tegevus. Ei pea istuma vaikselt paigal. Ahah, okei, nüüd ma saan sellest taassünnist aru. Et sinust saaks toimuda mingil tasandil taassünd. Vaata seda kaarti, beebikene siin, eks ole. Kasvatab endast selle lilleõie. Vot nii. Läbi iseenda pehmuse, läbi selle segajate eemaldamise sa saad tulla iseendasse, et saaks toimuda mingisugune sügavam puhastumine, sügavam taassünd, mis ei pruugi esmapilgul silma hakata, aga mingisugune justkui nagu mingi konks või koht, mis ei lase praegu edasi minna, tahab vabastust saada. Või mine anna maaemale see. Mine kallista puid, mine räägi puudega. Appikene. Tundub totter, aga kus nad kuulavad? Nad päriselt kuulavad. Nii. Tarokaartide sõnumid meile nädalavahetuseks. Mis meid nädalavahetusele ees ootab või mis on see sõnum, mida endaga kaasa võtta nädalavahetusele kollektiivselt? Nii. Mis siin on? Karikate 9, väga ilus kaart. See on see heaolutunde kaart. Ma tunnen, et ma olen saavutanud oma unistustes just selle koha, et ma tunnen, et tunnen seda täidetust, et on saavutatud. Üks karikas küll 10 on puudu, võib tekkida selline tunne, et midagi natukene on veel puudu. Saaks rohkem, aga tegelikult juba on ka väga hästi. Et isegi kui sa tunned, et praegu nagu midagi on veel puudu, siis tähista ka seda, et juba on hästi, sa oled praegu palju saavutanud, sa oled praegu juba palju teinud ja sa oled tegelikult kaugele jõudnud. Mis sest, et see üks karikas ikkagi puudu on. Selle jõuab täita. Tähista seda ka, mida sa juba oled teinud, mida sa juba oled saavutanud. Otsused sauade 2 tuleb jälle mingite otsustega siia. Võib-olla see otsus nüüd vajab natukene lisa sellist uurimist, vaatlemist, tunnetamist, et kohe ära tule oma selle otsuse vastusega või kuidagi, oma vastusega kohe lagedale, ära tee seda uisapäisa. Natukene uuri tagamaid. Natukene vaatle, küsi, uuri, näita, et sa oled teadlik. Näita, et sa tunned oma väärtust, näita, et sa ei lase endast üle sõita ja näita seda, et sind ei ole võimalik mõjutada. Sinul ei ole võimalik kärbseid pähe ajada, sest sa istud rahulikult troonil nagu sauade kuningas, kes on väga iseendast teadlik. Ta on tuleenergia. Ta saavutab palju,
aga ta ei lähe uisapäisa saavutama, eks ole. Ma tean, et ma oskan, aga ma ei pea sulle seda tõestama. Aga kui on vaja teha, siis ma teen ja nii, et on hästi, eks ole. Et võta endale just see hoiak, on ju, et kui on vaja teha, siis ma teen, aga see vaja teha peab tulema siit. Kui ma ise tunnen, et nüüd on see koht, kus ma teen, aga tasuks enne erinevate otsuste vastuvõtmist natukene seda tausta uurida. Oi. No võta see nädalavahetus endale puhkamiseks. Julmalt, konkreetselt. Ära võta endale mitte ühtegi üleliigset tegevust, mitte ühtegi üleliigset ülesannet, kohustused võivad oodata, kohustused ei ole jänesed, mis seest ära jooksevad. Las nad olla. Maailm ei jää seisma, kui sina jalad seinale viskad. Mitte midagi ei lenda õhku, mitte midagi halba ei juhtu. Mine sinna pehmusesse. Luba endal olla laisk. Luba endal igavleda, luba endal mitte midagi teha, sest see väsimuse ja ülemõtlemise energia on praegu väga suur. Mine pane jalad seinale, ära tee mitte midagi. Tuleta endale lihtsalt oma väärtus meelde. Ma nägin paar päeva tagasi ühte naljakat meemet Instagramis, see eesti keele tõlgituna kõlas umbes niimoodi, et mitte keegi ei märka sinu väärtust enne, kui sind pole. Seega ära ilmu täna tööle. Et kui sa kogu aeg panustad, siis kõik võtavad seda iseenesest mõista. Et tema panustab, tema teeb, ta on olemas. Ja kui see üks hetk nagu tõmbad oma energiast sealt ära, sa enam ei tee. Ja siis on teistel, mis nüüd saab, nüüd me ei oska, nüüd me ei tea, sest ei ole seda eeslit, kes kõike ära teeb, eks ole. Ära ole see eesel. Mine pane jalad seina peale, ole sauade kuningas. Ütle, et ma teen siis, kui ma tunnen, et õige on. Ja siis, kui sealt sinule ka vastu tuleb midagi, on ju. Et ära võtta teiste rolli üle. Saatan tuleb näitama ka seda, et sa tahad kuskile poole sammu astuda, aga sa ei julge. Saatan hoiab sind praegu kinni, mingisugune hirmukene hoiab sind praegu kinni ja ma arvan, et sellepärast ongi praegu seda puhkust, pausi vaja. Keskkonnavahetust, vaheldust, õhuvahetust, midagi nagu teistmoodi teha, kuskilt sellest rutiinist välja tulla, et sa oled praegu võib-olla nagu orav rattas lasknud ühte asja teha, eks ole, ja mõtled, miks ei tööta. Astu korraks välja sellest. Võta reede, laupäev, pühapäev, kõik need 3 päeva praegu, et välja astuda. Ja siis uuel nädalal hooga tule tagasi sellesse teemasse ja võib-olla sul on avanenud mõni värske perspektiiv, uus tuulekene, uus idee, uus mingisugune mõte. Kui ei ole isegi uut mõtet, siis on vähemalt see tuli sees, ma ikkagi jaksan edasi, ma tahan edasi. Mingisugune nagu uue entusiasmi laine tahab tulla, aga ta ei saa tulla, kui sa oled väsimust, ükskõiksust ja tüdimust täis. Ei mahu sinna kuskile ära, eks ole. Väsimus, tüdimus ja ükskõiksus tahavad praegu tähelepanu, anna neile seda. Las nad puhkavad ennast välja ja siis mahub ka see sauade baas sinna ära, ehk siis uus tulekene, uus initsiatiiv. See võib tähendada ka mingisugust huvitavat sõnumit, mis sinuni võib jõuda, sest sõnumite teema juba on mõnda aega siin üleval olnud, et mingi huvitav sõnum tahab tulla. Ma ei tea, kuidas teil on, kas teieni on jõudnud need huvitavad sõnumid, aga mina endas tunnen kogu aeg, et mingi sõnum tahab tulla, aga nagu ei tule. Kuskil ta on kinni ja võib-olla ongi selle taga kinni, et ma ei ole ruumi andnud. Jah, võib-olla ongi selle taga kinni, et ma lihtsalt ei ole ruumi andnud, ma kogu aeg täidan millegiga enda vaba ruumi. Ja see puhkuse võtmine, mitte millegi tegemine praegu on väga omal kohal. Ole sõpradega, ole lähedastega.
Pane töömõtted kõrvale, tuleb selline lause. Tee midagi täiesti teistsugust. Pane pidu püsti kas või. Tantsi. Tantsimine on väga vabastav. Selline raputav, hüppav tantsimine, puusade liigutamine, sest puusadesse koguneb väga palju. Oi, kui palju sinna koguneb pingeid. Lase oma puusad liikuma. Ja vabasta need, las need illusioonid kukuvad kokku. Las nad mühinal kukuvad kokku, kõik need, mis sa oled ehitanud. Sest nagu ma ütlesin, sa oled mõõkade kuninganna ja sauade kuningas ka, kes näeb läbi. Ja sa hakkad läbi nägema, kui sa tekitad endale selle ruumi. Ja see läbinägemine võib tulla niimoodi, et sul on täielik heureka. Ja sa näed, kuhu sa oma väärtuse oled tegelikult paigutanud ja kui väärtuslik sa tegelikult oled. Müntide 9 on ka see energia, mis ütleb, et istu nüüd maha ja naudi, mida sa teinud oled. Tuli karikate 9 meil, mis on see unistuste täitumise kaart, eks ole. Aga üks veel on puudu 10. Müntide 9 ütleb, et ei ole sul puudu mitte midagi. Naudi oma viinamarju, istu, puhka, ole, vaata natukene tagasi, palju sa oled teinud. Tähista iseennast, tähista kevadet, tähista looduse ärkamist. Mis iganes põhjus leia endale tähistamiseks. Tähista seda, et on reede, tähista seda, et on nädalavahetus, mis iganes. Lase vabaks, tule siia pehmusesse. Ära pane endale praegu mingeid rigiidseid struktuure, mingeid raame. Vaata, siin on see puuduolev karikas, eks ole, mida sirutatakse. Ei võta vastu ka. Ei viitsi, ei taha või ei oska märgata. Väsimus on nii suur, tüdimus on nii suur. Aga see ivakene on sul tegelikult silma all olemas. Võta endale eesmärgiks puhata, ennast välja lülitada. Ja ära mõtlegi praegu kaugemale. Tule siia kohale pehmusesse. Mine istu puu alla maha. Naudi ole. Ilusat nädalavahetust sulle ja tšau.